tere, hea köögisõber, mina olen Arvo Kassin. Tore, et tulite vaatama, mida ma teen oma koduses köögis. Täna ma hakkan tegema huvitavat ja maitsvat toitu. Selle panniga küpsetada tulen kanakoibi ja selliseid mundris koorega kartuleid. Kõigepealt ma keedan need kartulid 10 minutit soolaga maitstatud potis ees. Ja panen nad siia sisse. Nüüd kartul on siin mul 10 minutit keenud soolaga maitstatud vees. Ja nüüd ma kallasin natukene õli ja katsun neid kartuleid siin siis nüüd veerestada, püherdada sees. Nad muutuvad natukene õlisemaks. Need kanalihad ma määrisin ka pintsliga õliga natukene kokku, et nad ei oleks kuivad. Nii, ja nüüd ma asetan need kartulid siis siia panni peale ja hakkan siis neid kuumutama. Ja vaatame, kas me saame siis krõbekartuleid ja krõbeda kanakintsu. Siis oleks väga meeldiv saada teistmoodi toitu natukene. Äkki nad valmivad sõbralikult siin. Nii. Selle õli võin ka siia panna. See halba neile tee. Nüüd panen kaane kadale peale. Tulin all. Ja hakkame vaatama siis palju mul aega läheb. Panin ta tuult sellisele pingile. Vaatan, mis ta siin on. Juba hakkab muljet võtma. Siin ma katsun neid kiitusi teise külje keerata. Kartulitele ka, kui võimalik on. Kõikest pooled. Värv on ilus juba. Siis me saame krõbekartuli täna. Kahjukartuli. Koorega, mõni kiire. Uuesti kaan peale. Ja lasta küpseb pliidi peal. Nüüd oleks aeg vist maitstada ka. Ma ei ole pannud kanale üldse soola. Paneme kanadele natukene soola. Kartuli ilmselt saanud soola. Kartulid on olemas mingi maitsaine ka. Paneme kartulit natuke maitsaine. Nüüd ei ole nagu paneme musta pikast. Nüüd me vaatame, kuidas värv on ilus. Keerin mõlemad küljed ja samuti kanakoibadel peaks olema küpse, pool tundi nagu. Täna on siis tehtud sellel imesel pannil kanakoib, mundiiris koorega kartul ja salatid ka kõrval. Tore, et vaatasite minu video lõpuni. Kui teil meeldis minu video, vajutage nupule meeldib ja kui tahate, et edaspidi olete kursis minu tegemistega, siis vajutage nupule jälgib. Kohtumiseni!